Seiko. Seiko. Joo. Okei. Paljon. Nii. Kui seiklus rullub lahti, käisin, sain kleepsud endale. Wrapped reklaamist tehti siuksed mõnusad kleepsud täpselt nii, nagu ma disainisin. Täpselt nii suured, kui ma neile ütlesin. Ja täpselt nii ilusad, kui ma ette kujutasin. Ja nüüd siis on see hetk käes, kui tuleb need auto peale kleepida. Not siuke suur. Teisigi kinni. Siuke suur telefon. Kõu! Ja saab hakata seiklema. Vot, siuke äge suur paupäpp. Et ma pean otsima arvutist üles oma selle disaini, mis ma kunagi välja mõtlesin ja siis selle järgi need siis proovima paika kleepida. Aga enne tuleb auto aluspind puris puhtaks teha. Aga see on tegelikult selle video kõige lihtsam osa. Võib-olla ka kõige igavam osa. Kõige huvitavam osa on see, et jah, seda QR, see logo, ma mõtlesin, et QR, seda saab skännida, siis saab downloadida enda äpi. Et tegelikult tellisin demost siukse kompressori, 20 mingi 6 eurot. Ma eile proovisin, panin aku pealt juhtmed külge ja võtsin siin näppu ees ja piinasin natuke seda kompressorit, et nagu töötas küll. Et ma täna mõtlesin, et ma lasen mingi rehvi tühjaks ja proovin, kas see nagu päriselt ka suudab täis pumbata ja mis nägu ta siis teeb. Et ega ma sellesse eriti ei usu, aga noh, ma ei tea. Nii, põhimõtteliselt on nüüd valmis. Ma ikkagi päris nii ei teinud, kui ma arvutis seda ette kujutasin, ma joonistasin. Arvutis tundus ilus ja kena, aga kui ma neid siin proovisin peal, siis läks nagu liiga kirjuks minu mõnest see värk, et ei lihtsamalt siit jätsime ära need kirjad, ainult see oluline info. Nende sinistes kirjadest jätsin ka olulise info, et ready to explore. Panin siia alla ilusti, muidu panen siia äärte peal igale poole mõeldud mingisugused kirjad, et võtsin satelliite ja fikseerin asukohta ja ei ole neid vaja kõik, liiga paljuks läheb muidu. See on nagu PowerPointi esitus, et kui sul on seal terve slaid igasugust juttu, siis inimesed ei kuule, mis sa räägid, vaid hakkavad lugema seda, siis siin on samamoodi, et kui see on mingisugune ülekülluses erinevate tekstidega, siis keegi ei saa nagu aru, milles point on ja loevad siit sealt ja läheb asi sassi. Konkreetne, vau, allala siit, oled valmis avastama ja that's it. Täpselt nii lihtne, kui teiselt poolt on ka samamoodi valmis. Taha panin ka ära, võin prügi natukene veel jäänud. Et taha on ka siis siuksed värgid. Ja siit poolt on siis ka täpselt samamoodi need värgid ja siis kapoti pealt on ka niimoodi ilusti kapoti peale panin siia need logod juurde, muidu keegi ei saa aru, mis asi see täpselt on, et siis saab aru tegemist mingi äpiga. Võt siuke värk. Nii, aga nüüd teeme selle testi ära, mis ma lubasin. Hiina kompressori test. Selleks kasutame siis ühte teist Hiina tööriista kõigepealt, et rehv tühjaks lasta. Ma eelmine kord vist mainisin korra seda värki. Ja vaatame siis, mis siin nüüd saama hakkab. Ma ei olegi ise enda autol kunagi rehvi tühjaks niimoodi lasknud. Või tähendab tühjaks olen, aga mitte täitsa tühjaks. Nii, võtame ventiili välja ja nad siis tühjaks. Tundub, et Märt ütleks praegu, et ta teab, mis autol viga on. Auto on katki. Panin ventiili sisse. No tegelikult oleks võinud ilma ventiilita alguses pumbata, oleks kompressoril kergem. Aga minu mõte ongi just teha siis stress testi ja vaatame, mis nüüd saab hakkab. Varsti vist peaks ära lõpetama.
et 2,5 näitab juba mõnda aega siin, et rõhk on nagu saavutatud, aga ikka veel töötab. Mõnusalt tuliseks on see asi läinud, katsuda ei saa, aga noh, siin on peale ka kirjutatud, et ettevaatust, et läheb tuliseks. Ütleme nii, et ühe rehvi pumpamiseks siis on läinud 20 minutit. Et kui peaks 4 rehvi vaja olema pumbata, siis on 4 korda rohkem. Et ma ei tea, millal ta nüüd ära lõpetab. Loodetavasti enne... lõpetaski ära, väga hea, 2,5. Et jah, ma arvasin, et kärssab ära. Mul isa õpetas kunagi, et kui rehvi pumpatis tuleb tätiga kontrollida, kes ventiil peab. Noh. Ma peab küll. Nii, väga hea. Et ütleme nii, et 26 euro eest tegelikult üllatavalt asine aparaat. Ainukene nurin on see, et ma ei saaks nuridada, et aeglane on. Mis 26 euro eest tahad saada. Aga ainuke asi, mida ma nurisen, eks on see, et see juhe läheb soojaks. Mis näitab seda, et see juhe paistab küll paks välja. Aga tõenäoliselt on see isolatsioon siin, mis on paks. Et see on ka tuline kõik. Et siin ilmselt need ühendused ei ole küll kõige õige jämendusega traati kasutatud. Aga noh, midagi hulla juhtunud, siin on kaitse sees, see ei läinud läbi, autol on kaitse vahel, see ei läinud läbi. Et põhimõtteliselt tundub, et toimib. Aga jah, ütleme nii, et noh, statsionaarselt sihukest asja autosse ei pane. Selleks tuleb ikka mingi normaalne aparaat osta. Aga ja traktori rehve sellega ka ilmselt täis ei hakka pumpama. Aga noh, jah, 26 euro eest üllatavalt värk asjale ka siin mingisuguse jalgratta või aiakarru rehvi pumpamiseks sobib väga hästi. Ja noh, kui sa oled ikka hädas ja sul muud ei ole, rehv on tühi, siis 20 minutit ja on täis, nii et jah, täitsa vau. Võt, siuke värk nüüd ongi. Nüüd on kleepsid peal. Miks mul nendega nii kiire oli, sellepärast, et nädalavahetusel on Land Roveri klubi sünnipäevasõit metsas ja siis ma tahtsin, et teised saaks ka teada, et ma olen siukse äppi teinud, et äkki neile meeldib kaasa ja äkki hakkavad seiklema, et üllataval kombel on siin suht väikese ajaga juba üle 400 downloadi olnud kokku Androidi ja Apple'i peale, et pole paha, siuke väike äpikene kodus valmis nikerdada ja inimesed jagavad sama muret, mida mina ilmselt ja kaardistavad oma seiklusi sellega, et ma pean ütlema, et ma olen päris hasarti läinud, et siin on küll mingi Ameerika pilt praegu, aga noh, tegelikult ka, kui ma sõidan ja ma näen, et ma olen siit ühte teed pidi sõitnud, siis ma meelega vaatan, et ma lähen nüüd mingi teist teed pidi, et näeb ka rohkem ja päris huvitav on tegelikult niimoodi. Et hea, olen rahul, tegin enda jaoks üks asja, nagu ma tahtsin ja kui kellelegi veel meeldib, siis on need tore. Uued versioonid tulevad ka suht tihti välja, praegu tegelikult on uus versioon peaaegu valmis, aga Androidil esines üks tõrge veel, mis on ära parandada enne, kui ma selle välja panen kõigile, et siis katsun selle pärast nädalavahetust ära parandada ja siis saab sellegi avalikuks teha, kui testid õnnestuvad. Võt. Ja noh, muidugi seda, et seda äppi testida, selleks ma pean kogu aeg ringi sõitma ka, et siis jällegi avastan igasugused huvitavaid nurgatagusid ja värki, nii et täitsa lahe. Teil on olemas siis Land Roveri 78. ja klubi 28. sünnipäevale. Ilm on meil nagu eelmine kord hea, pidi veel paremaks minema, nagu lubatakse, et läheb soojaks ka suvine, et annab hea maitsesuud. Nõnda, siin me nüüd oleme. Koguneme. Land Roveri klubi sünnipäevasõit peagi algab. Keegi jääb kruve kinni. Noh, Land Roverid tahavad ikka natuke võtitamist. Et sünnipäeva päevakava on siis umbes siuke, et saame kokku ja siis hakkame sõitma, väike safari, siis pidulik osa sünnipäeva puhul, saame kooki ja ajame juttu ja siis on jälle väike safari ja siis ongi kõik. Et lubati muda ka, vaatame, kas siis saab täna muda ja kui palju seda saab. Ilm on muidugi erakordselt ilus ja soe ja kuivatab kõik muda ilusti ära.
lahti toidurad, et keegi peab vähemalt seda Rool on Inglismaalt tagasi ja tuli Inglismaalt tagasi. Kuna Lauri on nii palju pühendanud ja näed, ta otsi ilmselt unesöös, et tal oleks garaažis tegi seina peal. Palun. Anywhere, move anything. Aitäh. Aga aitäh kõigile. Nüüd on see hetk, kus saab tuli teha fotosessiooni tordi juures. Enda tordi peale siis pildis, mis peab tordi lõikama. Aitäh teile. Ja siia pole.